Me kõik teame, et natsid kaotasid sõja ja andsid alla 1945. aastal. Aga mis oleks juhtunud, kui nemad oleksid võitnud? Mis oli tegelikult Hitleri plaan või kavatsus? Selles videos uurimegi seda. Aga oota, enne kui me sellest räägime, vaatame korraks tagasi toimunule, et sul oleks vähemalt mingigi ettekujutus. Tegelikult sõja esimestel aastatel Saksamaa võidud tulid järjest ja kiiresti. Nad vallutasid Poola, seejärel ründas Saksa sõjavägi Taanit, Norrat, Hollandit, Belgiat ja Prantsusmaad. Ja vaid lühikese ajaga sai Natsi-Saksamaast suure osa Euroopa tugevaim sõjaline jõud. Aga tegelikult sai kõik alguse just Prantsusmaal. Aga miks siis? Sest 1940. aasta mais juhtus seal midagi väga olulist. Sel ajal kukkus Prantsusmaa kaitse kiiresti läbi, seetõttu pääsesid Saksa väed läbi. Ja liitlasvägede komandorid ei oodanud seda, mistõttu olid Briti ja Prantsuse väed sunnitud taanduma. Selle tõttu jäid tuhanded Briti sõdurid lõksu Dunkirki ümbruses, mis on rannikulinn Põhja-Prantsusmaal. Nende taga oli Saksa sõjavägi, ees aga La Manche'i väin. See tähendab, et neil polnud peaaegu kuhugi põgeneda. Kui neid kohe evakueerida ei õnnestu, võib Suurbritannia kaotada hetkega väga palju väljaõppinud sõdureid. Ja just siin algas operatsioon Dynamo. Britid kasutasid sõjalaevu ja palju väikeseid tsiviilaluseid, et tuua Dunkerki lõksu jäänud sõdurid tagasi Suurbritanniasse. Enne kui piirkond lõplikult langes, evakueeriti üle 300 000 liitlasvägede sõduri. Ja samal ajal toimus Briti valitsuse sees tõsine arutelu. Winston Churchill oli tol ajal alles värskelt peaministriks saanud. Aga mõned Briti valitsuse ametnikud, sealhulgas Lord Halifax, soovisid arutada, kas oleks võimalik Saksamaaga leppida, kasutades Itaalia abi, kuid lõpuks otsustas Suurbritannia siiski mitte alla anda ja jätkata võitlust. See otsus oli väga oluline. Aga miks? Sest kui Suurbritannia oleks 1940. aastal sõjast taandunud, oleks Saksamaal Lääne-Euroopas peaaegu puudunud suur vastane ja kui see oleks juhtunud, oleks ka Ameerika Ühendriikidel puudunud oluline koht, kus oma vägesid koondada, lennukeid ja relvi koguda, enne kui nad ründavad natside kontrolli all olevat Euroopat. Ja õnneks ei andnud Suurbritannia alla, nii et pärast Prantsusmaa langemist see polnud veel lõpp, sest Saksamaal oli veel üks probleem, kuidas nad sunnivad Suurbritanniat samuti sõjas alla andma. Aga Suurbritannia oli väga visa ja kuna võitlus jätkus, algas siin Suurbritannia lahing. 1940 aasta keskpaigas. Peaaegu iga päev võitlesid õhus Saksamaa ja Suurbritannia sõjalennukid. Saksa õhujõude kutsuti Luftwaffeks, samal ajal kui Suurbritannia omad olid kuninglikud õhujõud ehk RAF. Saksamaa pommitas lennuvälju, radarirajatisi, tehaseid ja teisi olulisi Suurbritannia sihtmärke. Briti pilootide olukord oli väga raske. Nad lendasid peaaegu iga päev, et sakslaste lennukitele vastu astuda, mistõttu paljud hukkusid või väsisid ära. Ka paljud lennukid hävisid lahingute käigus. Võitlus jätkus, kuid Suurbritannial oli siiski suur eelis. Neil oli radarivõrk ja hästi toimiv süsteem, mis võimaldas kiiresti teada saada, kust Saksa lennukid tulevad. Tänu sellele ei pidanud kõik Briti hävitajad kogu aeg õhus olema. Lennukeid sai saata ainult sinna, kus neid kõige rohkem vaja oli. Ja mis veelgi olulisem, Saksamaa Luftwaffe ei suutnud RAF-i hävitada. Ja kuna Saksamaa ei saanud õhuruumi kontrolli enda kätte, muutus nende jaoks Suurbritannia ründamine väga raskeks. Ja isegi kui nad oleksid suutnud õhuruumi kontrollida, oleksid nad pidanud silmitsi seisma ka Suurbritannia tugeva kuningliku mereväega merel. Ja kuna Suurbritannia jäi sõjas kindlaks, ei saanud Hitler midagi teha. Ja siin on veel üks Saksamaa suur viga. Kui nad ei suutnud juba Suurbritanniat võita, tegid nad veel ühe tohutu eksimuse. 1941 aasta juunis natsionaalsotsialistlik Saksamaa ründas Nõukogude Liitu. Seda nimetati operatsioon Barbarossaks ja see oli tohutu sissetung. Miljonid teljariikide sõdurid tungisid Nõukogude Liidu tohutule territooriumile. Esimestel kuudel saavutas Saksamaa väga suuri edusamme. Paljud Nõukogude üksused piirati sisse. Palju sõdureid võeti vangi ja Saksa väed liikusid kiiresti Nõukogude territooriumile. Üks nende peamisi sihtmärke oli Moskva, Nõukogude Liidu pealinn. 1941. aasta oktoobris
Saksamaa alustas operatsiooni Taifuun suurt pealetungi Moskva suunas ja kui Saksa väed lähenesid Moskvasse, nende olukord muutus veelgi raskemaks. Nad olid oma varustuse allikast väga kaugel. Seetõttu kulus rohkem aega, enne kui toit, kütus, laskemoon ja varuosad nende sõidukite ja relvade jaoks kohale jõudsid. Ja siis saabus veel karm külm. Tegelikult ei olnud Saksamaa läbikukkumise põhjuseks ainult karm külm. Paljud Saksa sõdurid olid ka tõesti väsinud. Varustusest oli puudus ja varud saabusid aeglaselt ja Nõukogude vägede vastupanu muutus üha tugevamaks. Siiski, hoolimata sakslaste väga raskest olukorrast, suutsid nad ikkagi üsna lähedale jõuda. Novembriks olid mõned Saksa soomusüksused jõudnud umbes 12 miili kaugusele Moskvast, kuid neil ei õnnestunud linna vallutada. Detsembri alguses algas suur Nõukogude vasturünnak. Saksa väed tõrjuti järk-järgult Moskva ümbrusest tagasi. Siin hakkas Hitler nägema väga suurt probleemi. Tal ei õnnestunud Nõukogude liitu kiiresti kukutada. See tähendab, et Saksamaa peab nüüd silmitsi seisma suure sõjaga idas, samal ajal kui Suurbritannia jätkab võitlust läänes. Nagu öeldakse, olid nad nüüd vaenlaste poolt ümbritsetud. Ja vaid mõni päev pärast Nõukogude vasturünnaku algust muutus Saksamaa probleem veelgi suuremaks. Aga miks? 1941. aasta 7. detsembril Jaapan ründas Ameerika mereväebaasi Pearl Harboris Hawaii'l. Järgmisel päeval kuulutasid Ameerika Ühendriigid Jaapanile sõja ja 11. detsembril Hitler ise kuulutas Ameerika Ühendriikidele sõja. Aga miks Hitler seda tegi? Ta uskus, et Ameerika Ühendriigid on Vaikse ookeani piirkonnas rohkem hõivatud. Ta lootis ka, et kuna Ameerika ja Jaapan on nüüd vaenlased, on USA-l raskem kogu oma jõudu Saksamaa vastu suunata, kuid tundub, et siin eksis Hitler. See oli tohutu muutus, sest nüüd olid Saksamaa vastu korraga nii Suurbritannia, Nõukogude Liit kui ka Ameerika Ühendriigid. Neil kolmel riigil oli väga suur rahvaarv, tööstust, ressursse ja võimet relvi toota. Ja siin kaotas Saksamaa. Aga mis oleks juhtunud, kui oleks vastupidi läinud? Mis oleks, kui Suurbritannia oleks alla andnud, Nõukogude Liit kiiresti langenud ja Ameerika poleks sekkunud? Mis siis tegelikult juhtuks, kui Hitler oleks Euroopas võitnud? Mis olid tema tegelikud plaanid pärast seda? Ja just see ongi meie video peamine teema. Kui Nõukogude Liit oleks kaotanud ja Natsi-Saksamaa oleks vallutanud suure osa Ida-Euroopast, siis sellega ei oleks Hitleri plaanid lõppenud. Tema vallutused oleksid olnud alles algus palju suuremale muutusele, mida natside juhtkond soovis, ja need olid tema plaanid. Tema plaani keskmes oli niinimetatud Lebensraum ehk eluruum. Hitleri arvates vajas Saksamaa rohkem maad toidu, ressursside ja uute elukohtade jaoks sakslastele. Nende laienemise peamine suund oli ida poole. Sinna kuulusid Poola, Ukraina, Valgevene, Balti riigid ja suur osa Nõukogude Liidu lääneosast. Aga nendes piirkondades ei plaaninud natsionaalsotsialistlik Saksamaa lihtsalt valitsuse vahetust. Nad tahtsid muuta ka seda, kes nendel aladel elavad. Ja siin koostasid natsiplaneerijad niinimetatud generaalplaan Osti. See oli plaanide seeria, mille eesmärk oli muuta suur osa Ida-Euroopast Saksamaa kontrolli all olevaks territooriumiks. Selle plaani kohaselt miljoneid inimesi plaaniti tappa, kodudest välja ajada, sundida tööle või ümber asustada kaugetesse piirkondadesse, sest vastavalt natside ideoloogiale ehk natside uskumustele sakslasere rass olevat teistest rassidest kõrgem ja on rühmi, keda nad ei tahtnud oma uue Saksa impeeriumi osaks. See uskumus oli väga tugev ja tegelikult olid nende peamiseks sihtmärgiks juudid. Juba tol ajal tappis natside režiim süsteemselt juute holokaustis. Samuti olid nende sihtmärgiks suur osa slaavi elanikkonnast, sealhulgas paljud poolakad, ukrainlased, valgevenelased ja venelased. Aga kas nad kohtlevad kõiki inimesi niimoodi? Tegelikult mitte. Oli inimesi, keda natsid valisid välja oma niinimetatud germaniseerimise jaoks. See tähendab, et kui natside rassiametnikud arvasid, et neil inimestel on omadused, mis vastavad nende rassistlikele standarditele, võidi neid sundida oma endisest identiteedist loobuma ja neist tehti uus osa Saksa elanikkonnast.
ja maad, millelt endised elanikud olid ära viidud, plaaniti asustada Saksa asunikega. See tähendab, et paljud kohalikud inimesed eemaldati omaenda maalt ja asendati Saksa perekondadega, et vallutatud alad järk-järgult Saksamaa osaks muuta. Seega ei olnud sõda Nõukogude Liidu vastu mitte ainult sõjaline kampaania, mille eesmärk oli vaenlane lüüa. See oli ka osa plaanist muuta kogu Ida-Euroopa elanikkonda. Samal ajal natsi juhtkond soovis samuti väga kontrollida toitu, mis pärines vallutatud Nõukogude aladelt. Ukraina ja teised Nõukogude Liidu piirkonnad olid väga olulised, sest seal olid suured põllumajanduspiirkonnad. Juba enne sissetungi algust, 1941 aastal, Saksa ametnikud uurisid juba, kuidas kasutada idast pärit toitu Saksa sõjaväe ja elanikkonna toetamiseks. Üks ametnikest, kes selles osales, oli Herbert Backe, Natsi-Saksamaa põllumajanduspoliitika kõrge ametnik. Peamine probleem natside planeerijate jaoks oli lihtne. Kui Saksamaa võtab suure osa toidust Nõukogude aladelt, mis juhtub miljonite inimestega, kes samuti sellele toidule loodavad. Planeerijad teadsid vastust. Nad ootasid, et väga paljud inimesed surevad nälga või on sunnitud lahkuma. Natside planeerimisdokumentide põhjal, mis enne sissetungi leiti, on selgelt arutatud võimalust, et üle 10 miljoni inimese jääb toiduta või aetakse oma kodudest välja. See ei jäänud ainult paberile plaaniks. Saksa okupatsiooni ajal kasutati nälga juba osana julmast okupatsioonisüsteemist. Miljonid Nõukogude sõjavangid ja tsiviilisikud surid tahtliku ilmajätmise, sunnitöö ja hukkamiste kombinatsiooni tõttu. Haigused ja äärmuslikud tingimused. Kui Saksamaa oleks idast täielikult võitnud, oleks neil olnud veelgi suurem võimalus neid plaane ellu viia. Ja muutused ei puudutanud ainult rahvastikku. Plaanis oli luua ka uusi Saksa asundusi, teede ja transpordivõrkude rajamine vallutatud aladele, et oleks lihtsam suurt territooriumi kontrollida. Ja veel midagi. Mõnes kohas sooviti muuta ka piirkonna identiteeti. Üheks näiteks on Krimm Musta mere ääres. Natsi juhtkond pidas seda piirkonda potentsiaalseks Saksa asundusalaks, kui nad oleksid lõplikult võitnud Nõukogude Liidu üle. Kui idas planeeriti muudatusi, valmistusid Adolf Hitler ja Albert Speer samal ajal ette tohutuks projektiks Saksamaa sees. Speer oli üks Hitleri peamisi arhitekte. Nende plaan oli muuta Berliin täielikult, et sellest saaks uue natside impeeriumi sümbol. Projekti tunti nime all Germania. See polnud lihtsalt ühe linna renoveerimine. Hitler soovis tohutuid valitsushooneid, laiu avenüüsid ja monumente, mis näitaksid Saksamaa võimsust. Üks suurimaid kavandatud hooneid oli Wannsee-Vollsaale. See oli tohutu kupliga saal, kuhu oleks mahtunud umbes 180 000 inimest. Plaanis oli ka hiiglaslik triumfikaar ja pikk tseremoniaalne avenüü. Paljud neist plaanidest ei teostunud, sest Saksamaa kaotas sõja, kuid enne Kolmanda Reichi lõppu olid juba alanud ettevalmistused Berliini muutmiseks. Seetõttu olid mõned elanikud juba mõjutatud ja mõned piirkonnad olid ettevalmistatud Hitleri suurteks projektideks. Mõned elanikud, sealhulgas juudi perekonnad, sunniti oma kodudest lahkuma, kui piirkondi hakati ümberkujundamiseks ette valmistama. Germania näitab, milline tahtis Hitler, et tema uus Saksamaa välja näeks. Riik, mis keerleb riigivõimu ja natsijuhtkonna kuvandi ümber. Kuid natsirežiim ei tahtnud kontrollida ainult maad, hooneid ja elanikkonda. Nad tahtsid kontrollida ka seda, kuidas inimesed mõtlevad. Enne kui sõda algas, natsifitseerimine oli Saksamaal juba laialt levinud. See tähendab, et natside ideoloogiat viidi järk-järgult valitsusse, koolidesse, noorteorganisatsioonidesse, meediasse, kultuuri ja paljudesse igapäevaelu valdkondadesse. Siin muutuski natsivalitsuse suhe kristlusega keeruliseks. Adolf Hitleri ajal enamik sakslasi kuulus endiselt protestantlikesse või katoliku kirikutesse. Seetõttu ei saanud natsivalitsus kristlust lihtsalt kõrvaldada ilma suure poliitilise ja sotsiaalse probleemita. Selle asemel püüdsid mõned natsirühmitused muuta kristlust oma ideoloogiaga paremini sobivaks. Oli olemas liikumine nimega Saksa kristlased, kes toetasid Hitlerit ja soovisid muuta protestantlikke kirikuid vastavalt natside ideedele. Mõned selle toetajad püüdsid eemaldada või vähendada kristluse osi, mis olid seotud judaismiga, ning kujutada Jeesust viisil, mis sobis nende rassistlike uskumustega.
Kuid kristlikud kirikud ei käitunud ühtemoodi. Oli kirikujuhte ja tavalisi kristlasi, kes tegid režiimiga koostööd või nõustusid sellega. Teised aga olid vastu natsivalitsuse sekkumisele kirikusse. Näiteks loodi tunnistuskirik. See oli protestantlik liikumine, mis oli vastu natside rühmituste katsetele protestantlikke kirikuid kontrollida. Juhtivad natside juhid ei olnud religiooni suhtes ühel meelel. Mõned olid valmis kasutama kristlust, kui see aitas poliitilist kontrolli saavutada. Teised, nagu natsiideoloog Alfred Rosenberg, olid traditsioonilise kristluse suhtes veelgi avalikumalt vaenulikud ning soovisid selle asendada rassil, verel ja saksa natsionalismil põhinevate ideedega. Seetõttu on raske öelda, et oleks olnud üks selge ja ametlik plaan kristlus Saksamaal kohe täielikult kaotada. Kuid on selge, et natsiriik ei lubanud ühelgi usulisel organisatsioonil saada tõsiseks vastaseks valitsusele. Ja neid usugruppe, kes keeldusid režiimi mõningaid korraldusi täitmast, võidi tagakiusata. Ja selle näiteks on Jehoova tunnistajate karm tagakiusamine, kuna nad keeldusid andmast truudusvannet Adolf Hitlerile, tegemast natsitervitust ja teenimast Saksa sõjaväes. Samuti arreteeriti või saadeti koonduslaagritesse katoliku ja protestantlike vaimulikke erinevat tüüpi vastupanu tõttu. Teisest küljest, paljud usujuhid kohanesid samuti uue poliitilise süsteemiga. Ja mõned toetasid avalikult Adolf Hitlerit. See ongi suurem pilt maailmast, mida natsirežiim soovis luua, kui see oleks õnnestunud. Jutt ei käi ainult suuremast Saksamaast. Eesmärk oli luua ulatuslik impeerium, kus natsiriik kontrollib maad, elanikkonda, tööjõudu, toitu, haridust, kultuuri ja poliitilist elu. Ja mida suuremaks impeerium kasvas, seda rohkem inimesi tuli jälgida, kontrollida ja allutada. Siit ilmneb järgmine suur küsimus. Kuigi Hitler suutis oma peamised vastased Euroopas alistada, kas selline hiiglaslik impeerium oleks tõesti suutnud püsima jääda? Esimene probleem, millega ta silmitsi seisab, on majandus. Juba enne sõja algust kulutas Natsi-Saksamaa tohutult raha tankide tootmisele, lennukite, relvade ja muu sõjavarustuse peale. Valitsus kasutas erinevaid meetodeid, et rahastada sõjaväe kiiret tugevdamist, sealhulgas niinimetatud MEFO-vekslid. See oli nagu lubadus, et valitsus maksab tulevikus. Saksamaa jaoks oli suur probleem ka välisvaluuta puudus ning mõnede tööstusele vajalike toorainete nappus. Natside valitsus püüdis vähendada sõltuvust teistest riikidest 4 aasta plaani abil, kuid Saksamaa ei muutunud täielikult isevarustavaks. Kui vallutused algasid, sai natside Saksamaa palju ressursse vallutatud riikidest. Nad võtsid toitu ja varustust. Nad kasutasid miljoneid sunnitöölisi erinevatest Euroopa osadest. Seega, kui Saksamaa oleks võitnud, oleks suur osa natside impeeriumi majandusest jäänud sõltuma vallutatud alade kontrollist ja ärakasutamisest. Kuid mida suuremaks muutus Saksamaa kontrollitav territoorium, seda suuremaks kasvasid ka probleemid, mida tuli valvata. Sest see, kui ühe riigi sõjavägi on lüüa saanud, ei tähenda veel, et kogu vastupanu lõpeb. Paljudes Euroopas vallutatud piirkondades tekkisid vastupanurühmad, kes salaja Saksamaa vastu võitlesid. Neid oli Prantsusmaal, Poolas, Jugoslaavias, Nõukogude aladel ja mujalgi. Jugoslaavias muutus partisanide vastupanu väga tugevaks, mistõttu pidi teljeriigid saatma sinna suure hulga vägesid, et mässulistega võidelda ja territooriumi valvata. Saksa väed kasutasid väga julmi meetodeid vastupanu mahasurumiseks. Mõnikord said kannatada ka tsiviilisikud. Nad tapsid inimesi kättemaksuks rünnakute eest nende vastu. Kuid see ei suutnud vastupanu täielikult peatada. Vastupidi, okupatsiooni vägivald aitas kaasa sellele, et veelgi rohkem inimesi leidis põhjuse natside võimu vastu võidelda. Kui sundväljasaatmise, sunnitöö ja massimõrvade plaane oleks Ida-Euroopas veelgi laiemalt ellu viidud, oleks Saksa sõjavägi pidanud tõenäoliselt veelgi rohkemates kohtades korda hoidma. See tähendab, et isegi kui Hitler oleks võitnud suured lahingud, oleks tal ikkagi olnud vaja väga palju sõdureid, et säilitada kontrolli tohutu territooriumi üle. Probleeme oli ka natside juhtkonna sees. Süsteem sõltus väga palju Hitlerist. Paljudel kõrgetel ametnikel oli oma võim ja organisatsioon. Sageli tekkis konkurents erinevate natsivalitsuse osade vahel. Kuni Hitler oli elus, tema oli kõrgeim autoriteet, kes suutis nende gruppide vahel otsuseid teha.
kuid suur küsimus oli, mis saab edasi, kui Hitler sureb. Aastal 1941. Hitler nimetas Göringi oma järeltulijaks, kui temaga peaks midagi juhtuma, kuid 1945 aastaks, kui kolmas riik kokku varises, eemaldas Hitler Göringi tema ametikohtadelt, kuna arvas, et too üritab võimu haarata. Himmler kaotas samuti Hitleri usalduse. pärast seda, kui ta üritas Hitleri teadmata lääne liitlastega läbi rääkida. See näitas, kui raske oli teada, kes tegelikult võimu saab pärast Hitlerit. Ja isegi kui teljevõimud oleksid võitnud, ei tähenda see, et Saksamaa ja Jaapani liit oleks olnud rahulik ja püsiv. Nad olid liitlased ühiste vaenlaste vastu, aga nende peamised sõjalised kampaaniad olid erinevates piirkondades ja neil olid oma huvid. Saksamaa keskendus Euroopale ja Nõukogude Liidule, samal ajal kui Jaapan võitstes Hiinas, Kagu-Aasias ja Vaikse ookeani piirkonnas. Nende poliitilistes eesmärkides ja rassiteooriates olid samuti suured erinevused. Seetõttu ei ole piisavalt alust väita, et need kaks impeeriumi oleksid kindlasti jäänud püsivateks liitlasteks, kui mõlemad oleksid võitnud. On võimalik, et nende vahel oleks tekkinud konkurents ja uued pinged, kui nad oleksid jaganud mõjuvõimu Aasias ja mujal. Kuid Ameerika Ühendriigid oleksid olnud mis tahes natside kontrolli all olevale Euroopale veelgi suurem probleem. Isegi kui Hitler oleks suutnud kontrollida suurt osa Euroopast, oleks olnud äärmiselt raske tungida Ameerika Ühendriikide mandriosale ja seda vallutada. See asub Atlandi ookeani teisel poolel ja teise maailmasõja ajal ei olnud Saksamaal mereväge, transpordilaevu ega logistikasüsteemi, mis oleks võimaldanud viia ja varustada tohutut sissetungijate armeed Ameerikasse. Samal ajal oli Ameerika Ühendriikidel tohutu tööstusvõimsus. Sõja ajal tootis Ameerika väga palju lennukeid, tanke, laevu, veoautosid, relvi ja muud varustust. Mitte ainult omaenda sõjaväe jaoks, vaid ka liitlaste jaoks. Enamik Ameerika perekondi oli samuti turvaline. Otsese rünnaku eest, sest Ameerika Ühendriikide mandriosa oli Euroopas asuvast peamisest lahinguväljast väga kaugel. Saksamaa teadis, et kaugus on suur probleem. Seetõttu uurisid Saksa insenerid kaugmaa pommitajate loomist, mis suudaksid jõuda Põhja-Ameerikasse. Neid erinevaid ettepanekuid nimetati Ameerika pommitaja projektiks, kuid ükski selline Saksa lennuk ei saanud kunagi operatiivseks relvaks, mis suudaks regulaarselt pommitada Ameerika Ühendriike Euroopast. Saksamaal oli ka arenenud raketitehnoloogia. V2 rakett oli esimene kaugmaa juhitav ballistiline rakett, mida sõjas kasutati, kuid ka see ei suutnud Atlandi ookeani ületada. Uuriti ka kaugemale ulatuvaid raketikontseptsioone, kuid neist ei saanud enne sõja lõppu operatiivseid mandritevahelisi relvi. Seega, isegi kui Saksamaa kontrolliks Euroopat, ei tähenda see, et nad suudaksid Ameerikat vallutada. Mõistlikum võimalus oleks pikaajaline pingeseisund rahvusliku natside kontrolli all oleva üksuse ja Ameerika Ühendriikide vahel. See oleks nagu külm sõda, kuid Ameerika vastaseks oleks keegi teine. Mõlemad pooled võiksid suurendada oma sõjalist jõudu, arendada täiustatud lennukeid, allveelaevu, rakette ja muid relvi, valmistudes võimaliku uue sõja puhkemiseks. Ja on olemas üks tehnoloogia, mis võib täielikult muuta jõudude tasakaalu. Aatomipomm. 1938 aastal. Berliinis avastasid Otto Hahn ja Fritz Strassmann eksperimendi tulemuse, mida hiljem selgitasid tuumalõhustumisena Lise Meitner ja Otto Frisch. Tuumalõhustumine on aatomi tuuma jagamine, mis võib vabastada tohutul hulgal energiat. Sõja ajal oli ka Saksamaa tuumauuringute programm, kuid natside Saksamaa ei suutnud aatomipommi valmistada. Nende tuumaprogramm ei jõudnud ka Ameerika Ühendriikide Manhattani projekti ulatuse, ressursside ega tööstusliku pingutuseni. Manhattani projekt oli Ameerika Ühendriikide tohutu salajane programm. Koos Suurbritannia ja Kanadaga töötati välja aatomipomm. 1945 aastal Ameerika Ühendriigid katsetasid edukalt esimest tuumarelva ja kasutasid hiljem aatompomme Jaapanis Hiroshima ja Nagasaki vastu. Kui Saksamaa oleks Euroopas varakult võitnud, enne kui Ameerika Ühendriigid oleksid otseselt Euroopa sõtta sekkunud, ei saa me kindlalt öelda, kas Ameerikal oleks kohe olnud põhjust kasutada aatompommi Saksamaa vastu. Aga kui otsene sõda Ameerika ja Natsi-Saksamaa vahel oleks jätkunud kuni aatompommi kättesaadavaks muutumiseni, oleks olnud Ameerika Ühendriikidele tohutu sõjaline eelis. See ei tähenda ka seda, et ainult Ameerika jääks igaveseks aatomirelva omanikuks. Kui natsirežiim oleks kauem kestnud ja pühendanud piisavalt ressursse tuumauuringutele,
oleks neil olnud võimalik proovida ka omaenda pommi teha. Me ei tea, kui kaua see oleks aega võtnud või kas nad oleksid selles edukad olnud. Seega maailm, mis oleks kujunenud pärast natside võitu Euroopas, poleks tõenäoliselt olnud Hitleri kontrolli all olev vaikne maailm. Tõenäolisem oleks olnud maailm, kus jätkub vastupanu, suured sõjalised kulutused, poliitilised võitlused ja pinged suurriikide vahel. Ja siin saamegi vastata põhiküsimusele, kas teine maailmasõda oleks võinud olla hoopis teistsugune, kui mõned olulised otsused ja lahingud oleksid teisiti läinud? Jah, oli sõja alguses hetki, kus tulemus polnud veel kindel, kuid kogu maailma kontrollimine on juba hoopis teine teema. Isegi kui Hitler kontrollis suurt osa Euroopast, oli vallutatud elanikkonna kontrolli all hoidmine ikkagi tohutu väljakutse. Majanduse juhtimine, vastupanu liikumisega tegelemine, võimu üleandmine pärast tema lahkumist ning silmitsi seismine väga tugeva ja turvalise Ameerika Ühendriikidega Atlandi teisel poolel. Me ei saa ka öelda, millal või kuidas edukas natside impeerium kokku kukub. See võib kesta palju aastaid. Ja iga aasta, mil see süsteem jätkub, võib tähendada miljoneid täiendavaid tagakiusamise ja sunnitöö ohvreid, deporteerimist ja massimõrvu. Seega on kõige olulisem osa küsimusest, mis oleks juhtunud, kui Hitler oleks võitnud, mitte see, mis värvi oleks maailmakaart. Palju olulisem küsimus on, kui paljude inimeste elu oleks muutunud või lõppenud, kui natside režiimile oleks antud rohkem aega oma plaanide elluviimiseks. Natsi-Saksamaa kaotas 1945. aastal ja selle tõttu peatati impeerium, mis ei tahtnud mitte ainult maad vallutada, vaid soovis muuta kogu Euroopa elanikkonda vastavalt rassistlikule ja brutaalsele ideoloogiale.